No nii, tehnikamaailma uus ajakirja meil ette võetud ja tegelikult see vist on üks meie televaate seas aasta oodatuim, kus me räägime suverehvidest ja räägime ka ühest suuremast autonäitusest, mis tegelikult ka ju teil jõudnud esikaanele. Traditsiooniline aprillikuu Genfi autonäitus ja rehvitest, nii et tõepoolest selle kevadhooaja kindlasti kaks kõige tähtsamat asja võtavad sellest numbrist ära ikka päris suure osa, et automaterjali läks päris palju selle alla, aga mahtus õnneks ka muid asju, nii et seekord tuli päris hea paks number, sest juba mitmed aastat järjest on siin vahel ka tarbesõiduki lisa oma 16 leheküljega, kus siis on seekord päris palju juttu erinevatest bussidest ja ka muudest igasugustest veokate ja pikapitega seotud asjadest, nii et päris korralik tõsine selline tükk, kui poistkasti patsatab. Räägime Genfi autonäitusest. Rääkides nüüd sinu pilgu läbi, kui ikkagi iga-aastane käia, kas oli midagi sellist, mis võib-olla on täiesti teistmoodi kui eelmistel aastatel? No seal ei ole tegelikult tükk aega midagi väga teistmoodi pärast seda, kui tagumine halli sopp juurde ehitati, aga sellest on ka vist juba, ma kardan, ikka oma 15 aastat vist möödas, nii et enam-vähem võib silmad kinni halli sisse tulla ja teada, et vasakut kätt on Toyota ja paremal pool on Renault ja siin edasi see asi seal pihta läheb, aga loomulikult autod vahetuvad iga aasta, nii et põnevaid mudelid oli ju seekord ikkagi päris korralikult. Me räägime rehvitestist, viskasin ka põgusalt juba pilgu peale, mis need uued mudelid on meil rehvidel sel aastal ja ega vist väga palju ei ole üllatusi, et siin eesotsas on ikkagi üks Soome tootja ja mõned suuremad veel. No eks need nimekamad tegijad, jah, suvasis järjekorrast, et sa Soome tootja Nokia siin nimetasid juba ära, aga siin ei ole suurt vahet, kas Continental, Michelin, Bridgestone, Pirelli, et selles mõttes on nad kõik nimekad brändid kipuvad ettepool tulema. Võib-olla väike üllatus on see, et kohe järgneb Parum, mis ei ole ikkagi, on nagu selle Echeloni teine rivi, aga et edestades Goodyeari Dunlopit näiteks, aga selles mõttes jah, on päris selge, et esiotsas toimuvad omavahelised ümberpaigutused ja tagumise otsas paigututakse ka omavahel ringi ja sellist ühest grupist teisi hüppamist, seda esineb ikkagi väga harva. Ja täna tähistab 40. sünnipäeva selline auto nagu Niva. Teda ei tohi küll enam tänapäeval Nivaks nimetada, tema ametlik nii on Lada 4x4, sest Niva kaubamärk kuulub General Motorsi ja Avtovas ühisfirmale GM Autovas, et meil on olemas ka Chevrolet Niva, aga öelgu see GM, mis ta tahab, kõnekeeles on Niva ja ikka Nivaks, nii et tõesti fenomenaalne auto tegelikult pärast seda, kui Chevy Niva, mis ka Lada poolt välja töötati juba oma 15 aastat tagasi tootmisse tuli, siis oli päris kindel, et vana Niva läheb tootmisest maha, aga üllatus, meil on mööda läinud järgmine 15 aastat ja pisikesed mudeli uuendused, nipet-näpet siia-sinna, aga vanakene tiksub päris hästi ja ma usun, et ta tiksub mõne aasta veel.